Tervist sõbrad, Janno Peensalu minu nimi, see on Karjase kohvi saade ja nagu nimi kõlab, joome selles saates ka kohvi, mul on siin ka samuti kohvi. See siin on küll kofeiini vaba kohvi, muuseas ma jõin sellest pakist juba pakun, et 8 kuud ja see oli üsna otsakorral ja meil oli koguduse tiimikas siin minu juures, keegi küsis kohvi. Pakkusin siis talle seda, ta vaatas selle paki peale ja siis näitas mulle, seal oli üsna tegelikult suurelt kirjutatud decaf ehk et mitte kofeiiniga kohvi. Ja ma mõtlesin, ma olin kogu aeg seda joonud ja iga hommiku mõelnud, vau, see annab mulle sükse hea puraka, hea energia, vaata mida ikka kofeiin teeb. Saades üksnes teada seda, et see oli placebo efekt ja see oli kõik minu ajus. Ja tegelikult ei olnud selles kohvis kofeiini. Kuigi üks armas inimene kinkis mulle siin eelmise aasta lõpus terve kilo kohviube ja ma hiljuti ostsin ka kohviubade jahvataja. Ja ma olen ka seda kohvi joonud ja tõeliselt kofeiiniga kohvi ka nüüd saanud, nii et ma olen jätkuvalt tänulik selle eest. Siin mul täna on üks ingliga tass, nii et Jumala inglid on kohal, kiitus Jumalale selle eest. Ja sõbrad, ma tahan kõigepealt teid tänada, kes te olete seda kanalit toetanud. Ühtegi suurt asja ei saa teha ära üksinda. Üks on liiga väike number, et teha suuri asju, on ingliskeelne ütlus. Ja see on tõsi, Jumal annab meile küll elu ülesande, aga see on liiga suur, et seda saavutada üksinda. Me peame astuma partnerlusse kellegiga. Keegi aitab meil kõndida osa teekonnast, keegi julgustab meid, keegi toetab meid, samuti teeme meie seda teistele ja see on see viis, kuidas suured asjad saavad elus tehtud. Ja tõepoolest me hakkame pihta lihtsal moel, haarad telefoni, teed selle saate ära, ma tihti vaatan oma, mitte tihti, aga teinekord vaatan oma aasta taguseid saated, mida ma tegin lihtsalt väga lihtsakoelise telefoniga. Ja mõtlen, et oi, kui halb valgus siin on, kui palju mul need kortsud paistavad ja tol hetkel oli nõnda, et ma ei saanud seda videot ka kuidagi töödelda. Nii et ma pidin selle algusest lõpuni ära tegema ilma pausita, ilma vigadeta ja oli siis nagu oli. Aga ma usun, et Jumala teenimiseks me peame alati andma oma parima. Jumal väärib parimat tehnikat. Ja armsate toetajate abiga ma olen saanud osta selle kaamera, millesse ma praegu vaatan. Mul on plaan osta ka teine kaamera, kui ma teen intervjuusid, siis see ei ole enam ainult, et üks on telefon ja teine on korralik fotokaamera, vaid mõlemad on kvaliteetsed kaamerad ja saada paremat pilti. Ja Jumala abiga, ma usun, see saab ka tehtud, sinna poole ma liigun ja koos issandaga kõik on võimalik. Suur tänu kõigile kanali tellijatele, laikijatele, see samuti annab sisendit YouTube'i algoritmidele, et kristliku sisuga asju soovitakse ja see tõstab neid asju esile ja lõppeks ka inimeste silmad ette, kes võib-olla otseselt selliseid saateid ei otsinudki, aga leidsid õigel ajal. Me kõik teame seda, et Jumal suudab seda orkestreerida ja korraldada. Nüüd, kuigi mul on siin kohvitass ees ja ma olen just hommikus söönud ja ma loodan, et sina ka oled heas konditsioonis sealpool. Homme me plaanime alustada paastuga meie koguduses. Nüüd vahest mõni inimene ütleb mulle, et Janno, sa oled omajagu paastunud ja sa oled kindlasti sellega ära harjunud ja sul on seda lihtsam teha. Tõde on aga selles, et ükskõik kui palju sa seda ka ei oleks teinud, see on nii nagu trenn, kui sul lihased jäävad valusaks, sa ikka pead teinekord ennast sundima seda tegema, kas pole nii. Ja ma võiks vastu öelda, et sa oled nii palju elus söönud, sa oled kindlasti sellega ära harjunud, et sa rohkem tegelikult enam ei tahagi süüa. Vastus on, et sa ikka tahad. Ja samamoodi vastupidiselt paastumisega on see osa, mida sa pead jätkuvalt distsiplineerima ennast tegema, nii et kui ma küsiks oma ihu käest, oma keha käest, Janno, kas sa tahad paastuda, siis see keha hüüaks vastu absoluutselt mitte. Ihu ütleks, ma tahan lihtsalt võtta vabalt, ma tahan lesida, ma tahan laiselda, ma tahan palju süüa, ma tahan süüa võimalikult palju süsivesikuid, rämpstoitu kui saaks ja lihtsalt olla ja vaadata tühjusesse.
Kui küsida oma ihu käest, kas mu ihu tahaks paastuda, siis kindlasti ihu ütleb sellele vaim inimesele minust. Janno, mida sa jälle minuga teed? Aga ma tean, et lõppeks tuleb see kasuks nii minu vaimule, hingele kui ihule. Ja paastumine ei ole mitte ju näljastreik, kus me nõuame midagi Jumala käest, aga see on pigem enda seadistamine Jumala ees ja näitamaks üles, et miski, mille nimel ma paastun, on nõnda tähtis minu jaoks, et ma olen valmis laskma isegi söömise käest ja minna selleks ajaks, et neid asju tõsta Jumala ette ja teritada oma meeli, hoida ennast vaimulikul teravusel, et kuulda Jumala käest. Paastumisest me loeme ka Luuke evangeeliumist 4. peatükist 1. salm, kus Piibel ütleb meile, et siis tuli Jeesus täis püha vaimu tagasi Jordani äärest, kus ta oli saanud ristitud ja ta aeti vaimu läbi kõrbe. Nii et see on võimalik, et püha vaim juhatab meid elus teatud testidest läbi ja siin juhtus see Jeesusele. Test, millest Jeesus siin läbi läks, oli sama test, milles Aadam ebaõnnestus. Need on, mida Johannes loetleb oma kirjas, silmahimu, lihahimu ja elu kõrkus või elu uhkus. Jeesus oli testitud, nagu me loeme siin, 40 päeva ja mitte ainult vaimulikust maailmast need rünnakud tema elu vastu ja tõelised kiusatused, vaid ta ka paastus 40 päeva. Meile öeldakse, et ta ei söönud midagi neil päevil, salm 2. Ei öelda, et ta ei oleks joonud, paastumise ajal on tähtis juua. Ja kui need möödusid need päevad, tuli temale nälg. Nüüd siin ei räägita söögiisust. Söögiisu on meie ajuline tegevus ja midagi, mida me vajame tänu teatud hormoonidele, nagu dopamiin. Me tahame tunda rahuldust. Isegi kui inimene on tugevalt ülekaalus, on tal ikka söögiisu. Nii et kui inimene hakkab paastuma ja esimesel päeval tunneb söögiisu või tunneb isegi mitu päeva, siis ei ole märk sellest, et oi, midagi on ikka väga kehvasti, ma hakkan vist ära surema, ma tunnen sellist pöörast hundi isu. Usu mind, me kõik tunneme seda. Mul on ülimalt kiire ainevahetus, ma võin süüa hommikust õhtuni, ma tunnen söögisu kogu aeg. Ma pean endale ütlema ei, kui ma võtan paastu aja. Aga see nälg, millest siin räägitakse, mida Jeesus tundis, kui 40 päeva oli möödunud, me ei tea, kas oli viimasel, eelviimasel või seal lihtsalt lõpufaasis, see nälg oli nälg, mis tuleb inimesele, kui tema ihuressursid on ammendunud. Ta ihu oli ennast täielikult puhastanud ja kõik reservid olid tarbitud ära, glükogeen maksast oli ära tarvitatud ja rasvkude, mis vähegi oli pööratud ketokehadeks ja nüüd olid kõik ressursid otsas ja tuli nälg kätte. Me teame seda, et see on kindlasti aeg, kus tuleks siis sööma hakata, aga seda näljatunnet mõned inimesed ei tunne isegi peale seda, kui nad on 40 päeva paastunud. Piiskop Märt tegi ja ei jõudnud sinna maani. Üks mees, keda ma tean, paastus aasta aega ja mõned päevad peale ainult vett juues ja jõudnud sinna maani, kus see näljatunne kätte tuleb. Aga mõnel inimesel tuleb see circa 6 aja pärast või 2 kuu pärast ja Jeesus tundis seda samuti siin. Ja me loeme samuti, et kui Jeesus oli selle paastu aja läbi teinud ja need kiusatused võitnud, ja kindlasti, kui sul ei ole mingit muud kiusatus paastu ajal, siis sul on kiusatus sööma hakata. Võib-olla mitte ainult sellepärast, et tunda dopamiini, tunda rahuldust, aga ka sotsiaalses võtmes, sest kõik teised söövad, kõigil on kuidagi tore aeg, kõik seal viskavad nalja, neil on mõnus, kahvlid ja noad seal kõlisevad vastu taldrikuid ja sina oled kuskil eemal, sest sa ei taha olla selle vaateväljas, toiduvaateväljas. Kuigi tegelikult, kui sa oled mõnda aega paastunud, siis toit ei lähe lõpuks enam sulle korda. Ja ma olen mitmel korral paastunud, kui teised naudinguga söövad. Paar aastat tagasi Jumal pani mu südamesse paastuda 3 päeva ja esimene päev oli just jaanipäeva tähistamise õhtul. Ja nõnda siis minu maakohas seal, ma ise grillisin meie koguduse inimestele igasuguseid paremaid palasid seal, mis vähegi oli kokku toodud. Ma mäletan,
nii ilusad, esimesed maasikad olid seal laual ja arbuusilõigud ja siis see kana ja loomaliha ja erinevad šašlõkid, need lõhnasid nii hästi. Ja ma ise grillisin neid kõiki asju. Aga see oli hämmastav. Jumal austas seda otsust ja ma ei tundnud absoluutselt mitte mingisugust söögisu. Jah, kiusatus oli, aga see ei olnud midagi, millele ei saaks ei öelda. Ja Jeesus ütles ei toidule ja sellele kiusatusele ja Piibel ütleb 14. salmis ja Jeesus läks tagasi vaimu väes. Ta tuli täis vaimu kõrbesse, läks sellest testist läbi ja kui ta oli testi läbinud edukalt ja kiusatused võitnud, läks ta tagasi vaimu väes ja see on see, mida sina ja mina vajame. Me vajame Jumala väge, Jumala väe manifesteerumist ja selget tegutsemist meie elus. Ja see oli see, mida Jeesus vajas, tema tervendusteenistus, tema vabastusteenistus, tema õpetusteenistus algas sealt 3,5 aastat circa. Nii et Jeesus siin andis meile eeskuju paastumisest. Kui meie issand paastus, siis meil on kindlasti samamoodi vajadus periooditi tulla Jumala ette paastudes ja palvetades. Nüüd veel kord, paast ja palve ei ole mitte, et ma nõuan oma asja nõnda väga, et ma ütlen, et ma isegi ei söö, kuni sa selle mulle annad. See on näljastreik. Paastumine on, et ma seadistan ennast Jumala ette ja kuulan teda. Olen kättesaadav temale. Ja kuigi paastumise akt ise on ka justkui vaimulik sõjapidamine, see, et ma paastun, see annab ühe signaali vaimumaailma. Aga enam kui oma tahte läbisurumine sellega on paastumine kindlasti Jumala tahtele allumine ja Jumala tahte kuulamine minu jaoks. Sest sõbrad, mis teeb meid edukaks? Mis teeb, et meie teekond läheb korda? Kas see, mida meie räägime Jumalale ja ütleme talle, mis tal teha tuleb? või see, mida Jumal ütleb meile? Mida ta kõnetab meie südamesse? Ma pean kihla. See teine on suurema edu võtmega. Ja Apostlite tegude raamatu 13. peatükis on meil juttu siin Barnabasest ja Siimonist ja Saulusest ja Piibel ütleb, et kui need issandat teenisid ja paastusid. Ja Piibel ütleb, kui need issandat teenisid ja paastusid. Pane tähele seda konteksti siin, ütles püha vaim. Pane tähele, millises õhkkonnas Jumal neid kõnetas. Eraldage mulle Barnabas ja Saulus tööle, milleks mina olen nad kutsunud. Siis nad paastusid, palusid Jumalat, panid oma käed nende peale ja saatsid nad teele. Jumal andis neile paastumise ajal elu muutvad instruktsioonid. Tänu sellele oleme meie täna sinuga siin, rääkides paganate kogudusest. Ja sõbrad, sellega täna hommikul ma tahan lihtsalt värskelt meelde tuletada, et paastumine on jätkuvalt üks võimas relv Jumala rahva käes. Ja isegi Vana Testamendi päevil vana tuntud kirjakoht teisest ajaraamatus 20. peatükis, kus siin Joosafat võidab moabiidid ja ammonlased. Ja me teame selles loos, kuidas samuti Joosafat kuulutab välja paastu ja rahvas paastub seal, isegi lapsed paastusid, kõik seisid issanda ees. Ja kuidas Jumal andis haruldaselt erilise võidu, kus nad ei pidanud isegi sõdima. Ja vastas leeris siis rahvuslased läksid omavahel tülli ja lõpuks hävitasid 11. Ja see on see, kuidas Jumal asjad teeb. Sa seisad silmitsi hiiglasega, mäekõrgune väljakutse. Sul pole aimugi, kuidas seda hakata nagu tükk-tüki haaval murendama. See on liiga suur. Aga sa tuled issand ette, paastud ja palvetad. Ja siis sa näed, kuidas sarnaselt siin Joosafati loos Jumal astub oma väega esile. Ja mina usun, et tõesti rahvuste saatused võivad olla lausa ringi pööratud. Me räägime tervest rahvast.
kui Jumala rahvas selle rahvuse keskel Jumala palet otsib, palvetades ja paastudes, ja meie paast on meie Eestimaa rahva pärast. Mina, olles siin Pärnu linnas ja meie kogudus, paastume, palvetame Pärnu linnas läbimurde pärast, vaimuliku ärkamise pärast. Samuti palvetame, paastume, et see koguduse hoone, mida me oleme tahtnud soetada meie kogudusele, muuseas esimene meie koguduse ajaloos, me oleme terve 30+ aastat rentinud igasuguseid pindasid. Ja kunagi vanasti oli meil ka üks oma pind, aga see libises linna kätte tolle aja postkommunistlikus sellises asjaajamise kontekstis, kus linn lihtsalt võttis selle ära ja oligi kõik. Aga mina usun, et Jumalal ei ole võimatut midagi ükskõik mis ajal. Hoolimata sellest, kui kallis on täna elu või kui kõrged on kinnisvara hinnad, Jumalal on võimalik tuua see ime ja see on see ka, mille pärast me issanda ees seisame. Ja sõbrad, võib-olla sul on oma isiklik mingisugune eesmärk, mille pärast sa paastud. Kui see ei ole midagi muud, võib-olla tervislik olukord, sest nõnda palju head juhtub meie ihus, kui me paastume. Me oleme kuulnud siin autofaagiast ja mürkide väljutamisest ja raku tervise parandamisest ja kuidas kasvuhormoon kasvab meie ihus ja tüvirakud hakkavad aktiviseeruma ja nii edasi ja nii edasi. Loeme sellest Jesaja 58 ja teistes kohtades, kus Piibel räägib, et paastumisel on ka tervislikud hüved, vaimulikud hüved. Jah, see võib olla pisut raske alguses teha, aga usu mind, kui minusugune kõhnakott suudab seda teha, me kõik suudame seda teha, kui me selle asja kätte võtame. Enda selle lihameelsuse võidame, mida meil tuleb niikuinii võita iga päev ja öelda meile, mida meil teha tuleb, selle asemel, et liha dikteerib meile. Ma usun, et me näeme läbimurded, näeme võitusid, näeme, mida Jumal selle kaudu teeb. Kindlasti teeb midagi, mida meie ise ei oleks suutnud ära teha. See on see, mida me usume, usaldame issandat ja meie rahvuse parimad päevad koos Jumalaga on alles ees. Olge vahvad sõbrad, näeme jälle.